Esimene Moosese raamat, 7. peatükk. Noa ja vee uputus. Ja issand ütles Noale: mine sina ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas minu ees õige oled. Võta enesele kõigist puhtaist loomadest 7 paari, isane ja emane, ja loomadest, kes puhtad ei ole, 2, isane ja emane. Nõnda samuti lindudest taeva all 7 paari, isane ja emane, et nende sugu jääks elama kogu maa peale. Sest juba 7 päeva pärast ma lasen vihma sadada maa peale, 40 päeva ja 40 ööd, ja ma kaotan maapinnalt kõik olendid, keda ma olen teinud. Ja Noa tegi kõik nõnda, nagu issand teda käskis. Ja Noa oli 600 aastat vana, kui uputusvesi maa peale tuli. Ja Noa läks laeva ja ta pojad ja ta naine ja ta poegade naised temaga veeuputuse eest, puhtaist loomadest ja loomadest, kes puhtad ei ole, ja lindudest ja kõigist, kes maa peal roomavad. Tulid 2 Noa juurde laeva isane ja emane, nõnda nagu Jumal Noale oli käsu andnud. Ja 7 päeva pärast tuli veeuputus maa peale. Sel aastal, mil Noa 600 aastat vanaks sai, 2. kuu 17. päeval, otse sel samal päeval puhkesid kõik suure sügavuse allikad ja taevaluugid tehti lahti. Ja sadu tuli maa peale 40 päeva ja 40 ööd. Otse sel samal päeval läksid Noa ja Noa pojad Seem ja Haam ja Jafet ning Noa naine ja 3 ta poegade naist üheskoos laeva. Nemad ja kõik metsloomad oma liikide järgi ja kõiksugu kariloomad oma liikide järgi ja kõiksugu roomajad, kes maa peal roomavad, oma liikide järgi ja kõiksugu lendajad oma liikide järgi, kõik linnud, kõik tiivulised. Ja need tulid Noa juurde laeva 2 kaupa kõigest lihast, kus eluvaim sees on. Ja need, kes sisse läksid, olid isane ja emane kõigest lihast, nõnda nagu Jumal temal oli käsu andnud. Ja issand sulges ukse tema tagant. Siis tuli 40 päeva veeuputust maa peale, vesi tõusis ja tõstis laeva, nõnda et see kerkis maast kõrgele. Ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga palju ja laev liikus veepinnal. Ja vesi võttis maa peal väga võimust ja kõik kõrged mäed kogu taeva all kaeti. Vesi tõusis neist 15 küünart kõrgemale, nõnda et mäed olid kaetud. Siis heitis hinge kõik liha, mis maa peal liikus, nii hästi linnud kui kariloomad ja metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomasid, ja kõik inimesed ka. Kõik, kellel eluvaimu hingus ninas oli, kõik, kes olid kuival maal, need surid. Nõnda hävitati kõik olendid, kes maa peal olid, nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad, ja linnud taeval hävitati maa pealt, järele jäid ainult Noa ja need, kes temaga laevas olid. Ja vesi võimutses maa peal 150 päeva. Esimene Moosese raamat, 8. peatükk. Noa ja veeuputus. Siis Jumal mõtles Noale ja kõigile metsloomadele ja kõigile kariloomadele, kes temaga laevas olid. Ja Jumal laskis tuult puhuda üle maa ja vesi alanes ja sügavuse allikad ja taevaluugid suleti ja sadu taevast keelati. Ja vesi taganes maa pealt, taganes üha ja 150 päeva pärast oli vesi vähenenud. Ja 7. kuu 17. päeval peatus laev Ararati mägede kohal. Ja vesi vähenes üha 10. kuuni. 10. kuu 1. päeval paistsid mägede tipud. Ja kui 40 päeva oli möödunud, siis Noa avas laeva akna
mille ta oli teinud. Ja laskis välja ühe kaarna. See lendas sinna ja tänna, kuni vesi maa pealt oli kuivanud. Siis ta laskis enese juurest välja ühe tuvi, et näha, kas vesi on maa pealt kahanenud. Aga tuvi ei leidnud oma jalavarvastele puhkepaika ja tuli tagasi tema juurde laeva, sest vesi oli veel kogu maa peal. Siis ta pistis oma käe välja ja võttis tema ning pani enese juurde laeva. Ja ta ootas veel teist 7 päeva ning laskis taas ühe tuvi laevast välja. Ja õhtul tuli tuvi tema juurde ja vaata, tal oli nokas õlipuu haljas leht. Siis Noa mõistis, et vesi oli maa pealt kahanenud. Ja ta ootas veel teist 7 päeva ning laskis ühe tuvi välja, aga see ei tulnud enam tagasi tema juurde. Ja 601. Noa eluaastal, 1. kuu 1. päeval oli vesi maa pealt kuivanud. Ja Noa võttis ära laeva katuse ja vaatas ja näe, maapind oli tahenenud. Ja 2. kuu 27. päeval oli maa täiesti kuiv. Ja Jumal kõneles Noaga ning ütles: mine laevast välja, sina ja su naine ja su pojad ja su poegade naised koos sinuga. Kõik loomad, kes su juures on, kõik liha, nii hästi linnud kui loomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, vii enesega koos välja, et nad sigineksid maa peal, oleksid viljakad ja et neid maa peale saaks palju. Ja Noa läks välja ja ta pojad ja ta naine ja ta poegade naised koos temaga. Kõik loomad, kõik linnud ja kõik roomajad, kes liiguvad maa peal, läksid laevast välja sugukondade kaupa. Ja Noa ehitas Issandale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. Ja Issand tundis meeldivat lõhna ja Issand mõtles oma südames: ma ei näe enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale. Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab, nõnda nagu ma olen teinud. Nii kaua, kui püsib maa, ei lõppe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Lõppes 1. Moosese 8. peatükk. Aamen. Õpetussõnade raamatust loeme peatüki 5. Hoiatus truudusetuse eest. Mu poeg, pane tähele mu tarkust. Pööra oma kõrv minu arusaamise poole, et tallele panna head nõu ja et su huuled võiksid säilitada teadlikkuse. Sest võõra naise huuled tilguvad mett ja tema suulagi on libedam kui õli. Aga viimaks on ta kibe nagu koirohi, terav otse kui kaheterane mõõk. Ta jalad lähevad alla surma, ta sammud veavad põrguhaua poole. Ta ei pea silmas elurada, ta jäljed ekslevad, ilma et ta märkakski. Seepärast, mu pojad, kuulake mind, järge lahkuge mu suu sõnadest. Hoia oma tee temast kaugel ja ära mine tema koja ukse ligi, et sa ei annaks oma au mitte teistele ega oma aastaid armutule. Et võõrad ei küllastuks sinu varast ja su töövaev ei läheks muulase kotta. Et sa viimaks ei hakkaks vinguma, kui su liha ja ihu on lõppenud, ega ütleks, miks ma küll vihkasin õpetust ja miks mu süda põlgas noomitust. Miks ma ei kuulanud juhatajate häält ega pööranud kõrva õpetajate poole. Peagi oleksin sattunud lausa õnnetusse, keset kogukonda ja kogudust. Joo vett oma kaevust, voolavat vett oma allikast. Kas peaksid su lätted valguma tänavale, su veeojad turgudele? Kuulugu need ainult sinule, aga mitte koos sinuga võõraile. Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noorpõlve naisest, kes on otse kui armas emahirv, kena kaljukits. Ta rinnad joovastugu sind igal ajal
eksi alati tema kallistustesse. Miks peaksid mu poeg eksima võõra naise juurde, kaisutama võõramaa naise põue? Sest mehe teed on issanda silma ees ja tema paneb tähele kõiki ta jälgi. Õelad tabavad tema enese süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega. Ta sureb õpetuse puudusest ja läheb eksiteele suurest rumalusest. Õpetussõnad, peatükk 6. Hoiatus laiskuse ja valelikkuse eest. Mu poeg, kui oled hakanud käeandjaks oma ligimesele, kui oled löönud kätt võõra heaks, kui oled oma suu sõnade pärast võrku mässitud, oma suu sõnade pärast kinni püütud, siis tee ometi, mu poeg, enese päästmiseks nõnda, sest sa oled ju sattunud oma ligimese võimusesse. Mine, alanda ennast ja anu oma ligimest. Ära anna und oma silmadele ega suikumist laugudele. Päästa end ka selline lõksu eest või otse kui lind püüdja käest. Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks. Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat, valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikuse ajal oma toiduse. Kui kaua sa laisk magad, millal sa ärkad unest? Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega. Siis tuleb vaesus sulle kallale otse kui röövel ja puudus nagu relvastatud mees. Kõlvatu inimene, nurjatu mees käib vale suus. Pilgutab silmi, annab jalaga märku, viitab sõrmedega. Tal on kavalus südames, ta kavatseb kurja, ta külvab alati riidu. Seepärast tuleb tema õnnetus äkitselt, ta murtakse silmapilkselt ja abi ei ole. Neid 6 asja vihkab issand, jah, 7 on tema hingele jäledad. Ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd, süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole, vale tunnistaja, kes väidab valet ja see, kes külvab riidu vendade vahel. Hoiatus abielu rikkumise eest. Pea mu poeg oma isa käsku ja ära hülga oma ema juhatust. Seo need alatiseks oma südame külge. Mähined enesele ümber kaela. Need juhtigu sind, kui sa kõnnid, valvaku sind, kui sa magad ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad. Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus ja korrale kutsuvad manitsused on elutee, et sind hoida halva naise eest, võõrama naise libeda keele eest. Ära himusta oma südames tema ilu ja ära lase ennast kütkestada tema silmalaugudest, sest hoora naise jaoks jätkub pätsist leivast, aga teise mehe naine püüab kallist hinge. Kas keegi võib kanda põuest tuld, ilma et ta riided põleksid? Kas keegi võib käia tuliste süte peal, ilma et ta jalad kõrbeksid? Nõnda on sellega, kes läheb oma ligimese naise juurde. Ei jää karistamata ükski, kes puutub temasse. Eks põlata varast, isegi kui ta varastab, et oma kõhtu täita, kui tal on nälg. Ja tabamise korral peab ta tasuma 7-kordselt, ära andma kogu oma koja varanduse. Kes abielu naisega abielu rikub, on meeletu. Seda teeb ainult see, kes oma hinge tahab hävitada. Teda tabab nuhtlus ning häbi ja tema teotust ei saa ära pühkida, sest armukadedusest tekib mehe viha ja ta ei halasta kättemaksupäeval. Ta ei hooli mingist lepitusinnast ega rahuldu, kuigi sa lisaksid kingitusi. Markuse evangeelium 4. peatükk. Tähendamissõna külvajast. Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres ja tema juurde kogunes väga suur rahva hulk
nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel ja kogu rahva hulk oli järve rannal ning ta õpetas neid palju tähendamissõnadega ja ta ütles neile oma õpetuses. Kuulake, vaata, külvaja läks välja külvama ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Ja osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest sel ei olnud juurt. Ja osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei andnud vilja. Ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning kandis 30 ja 60 ja 100-kordselt. Ja ta ütles, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Kui Jeesus jäi koos 12 jüngri ja mõne teisega omaette, küsisid need temalt seletust nende tähendamissõnade kohta. Ja ta ütles neile, teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljas olijaile ilmneb kõik tähendamissõnades. Et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Ja Jeesus ütles neile, teie ei tea isegi selle tähendamissõna tähendust ja kuidas te siis võiksite mõista, mis tahes muud tähendamissõna? Külvaja külvab sõna. Teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna ja kui nad vaid kuulevad, tuleb kohe saatan ja võtab ära neisse külvatud sõna. Ja nõnda samuti on sellega, mis kivisele maale külvati. Need on, kes sõna kuuldes võtavad selle kohe rõõmuga vastu, ent neil pole enestel juurt, vaid nad on heitlikud. Kui need siis sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, loobuvad nad kohe. Ja teised on need, mis ohakate sekka külvati. Need on sellised, kes sõna küll kuulevad, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. Ja kes heasse mulda külvati, on need, kes sõna kuulevad ja omaks võtavad ja vilja kannavad 30 ja 60 ja 100-kordselt. Tähendamissõna lambist. Ja Jeesus ütles neile, kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda panna vaka või voodi alla, eks ikka selleks, et see pandaks lambi jalale, sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks. Kõik varjule pandu vaid päevavalgusele tulemiseks. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu. Ja Jeesus ütles neile, pange tähele, mida te kuulete, mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde, sest kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Tähendamissõna iseenesest kasvavast viljast. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea. Nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Tähendamissõna sinepiivakesest. Ja Jeesus ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime? Sinepiivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigist seemneist maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suureks ja suuremaks kõigist taimedest aias ja jääb suured oksad, nii et taevalinnud võivad pesa teha selle varjus.
ja Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kuivõrd nad suutsid kuulata. Aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile, kuid omavahel olles seletas ta oma jüngreile kõik ära. Jeesus vaigistab tormi. Ja samal päeva õhtul jõudes ütles Jeesus neile: sõitkem vastaskaldale. Ja jüngrid lasksid rahva hulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli. Ka teisi paate oli temaga. Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadipäras istepadjal magamas ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile: miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele: kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna. Aamen. Lõppes Markuse 4. peatükk.